Beauty and Genius episood 2. Nagu näha rahva reaktsioonist, siis tõepoolest kõik said hea nostalgia liti ja kõik nõudsid episood 2. Seega ma kenesin välja kuskilt terve folderi seda hooaega. Nii et te saite, mis te tahtsite. Me vaatame nüüd tervet hooaega Kaunitare geeniust. Aga me ei tea veel ju, kas tegelikult meil on terve hooaeg. Seda ei tea, jah. Meil on 6 episoodi, aga me kunagi tehtigi 6. Võib-olla oli 6, jah. Tavaliselt tehti 8. Mul on 6 episoodi, seega 6 episoodi jagu vähemalt seda imelist reality TV show'd aastast 2006 on meil olemas. Kusjuures, ma olen näinud nädal aega unenägusid. Kas Vladimir leiab naise või mitte? Ehk siis, mina olen kaasa Vladimirile, et ta sealt ühe Kaunitari siis ikkagi leiaks, jah. Vaata, mis siin kommentsid rääkisid. See ei ole tuurek, see on bandana. See on päris hea. Vaatasin omal see prantsidega ühikas ja no legend Vladimir on ainus, keda mäletan. Ilmselgelt sa mäletad ainult Vladimirit. Ma vaatasin ka mingeid kommentaare ja väga paljud on näinud seda nagu päris meist vanemad inimesed kommenteerivad. Muidugi, see oli ikka omal ajal ikka legendaarne värkna. Vau, Vladimir on nüüd sportlik, seksikas meesterahvas ja miljonär. Ma ei tea. No, kui nii on, bro. Good for him, nagu. Järgmiseks saateks Unistuste prints. Oi pläevod. Kui seda ka saaks kuskilt. Seppel oli main place. Vladimir järgmises videosse. Vladik, Vova. Vladimir OG Bitcoini miljonär. Ei ole. Mingi vend kommentis, jah. Hui ka. Prolli täna, okei. Ma olen lihtsalt mingi, wow, Vladimir ei ole reaalne. Saatejuht Pädi. Holy. Küsid appi. No ühesõnaga, rahvale meeldis ja see tähendab ainult üht. Me teeme edasi ja episood 2 teie ees. Jällegist head isu kõigile, kes söövad. Sina ei tellinudki täna? Ma ei ole, mul on dieet. Vend rääkis mulle kunagi. Pool aastat dieedi. Ja siis vaatab, vend sööb suppi ja pastat korraga. Dai, let's go! Selles mitmesaja aasta vanuse ajalooga kaunis ja karmis lossis Eesti põhjarannikul kohtuvad 7 noormeest ja 7 neidu. Aga kuidas nad omavahel hakkama saavad? Ta on teada ka seda, et Kalvi mõis on seal ikkagi juhitakse asju ja tehakse asju, aga rahvale see on kinni. Private värk nagu. Okei, aga meil on võimalus minna või? Meil ei ole võimalust minna. Me saame niisama minna, kui seda. Okei. Võib-olla ühe pildi teha. Oota, aga äkki saame kuidagi läbi rääkida? No, ma ei tea, kas see ikka Vene oligarhiga räägid läbi neid asju või mitte. Praegu ei räägi, jah. Istub ilul ja tarkusel üheskoos muuta maailma paremaks. Niisiis, Meelis ja Kärt, te võitsite meie esimese ülesande, milleks oli viktoriin. Järgmine pull esimene sulle kirjutati. Keegi ütles, et Kärt on minu emme. Kusjuures YouTube'is keegi kommenteeris, et Kärt on mu ema. Ei. Mulle kirjutas Keiti. Keiti on siis see. Keiti. Mida kirjutas? Keiti kirjutas mulle. Kas tõesti oli see vaja välja kaevata nagu? Aga nagu siuke naljaga nagu. Pani paar emotsid ka, vaata. Ja siis mõtlesin, muidugi Kaunitar. Korralik kino. Siis ta ütles, no veits liiga hull ja 20 aastat hiljem seda vaadata. Oli ta, et pulli sai toeg ikka rohkem kui rubla eest. Kõige parem on see, et mu 10-aastane poeg ei tundnud mind ära ja ta keeldub uskumast, et see mina seal olen. Eks me tekitame nüüd pojale väikse trauma. Ei, ma arvan, nad vaatasid koos, seega kõik on chill. Seega tervitasid Keitile. Vaatame edasi. Teile anti võimalus ümber vahetada 2 paari või valida endale uued paarilised. Milline oli teie otsus? Me otsustasime, et meie üksteist ära ei vaheta, aga vahetame ära 2 paari. Vladik. Räme hea mõistsundi saate, olete tähele pannud. Niisugune nagu teissugune, vaata. Aga vaata, kui pingeline ka praegu. Paarideks on Terle ja Marianna. Mis tähendab ühtlasi, et ka Lauri ja Taneli. Vahetasime selle pärast, et mõtlesime, et äkki Terle on väsinud matemaatikast ja Marianna vajaks kedagi särtsakamat.
Ma istusin tüdrukutega toas. Kui hästi kartsid selle pärast, et keda ma vahetan, ma olin täiesti vait, ütlen midagi, kõik kartsid Vladimiri. Kõik kartsid. Kas sa kardad temast? Niimoodi kartsid seda Vladimirit, see on nagu uskumatu. Lauri on meie väga heade sõprade, väga lähedased sõprade ajalõpetajad. Ajalõpetajad, jah. Ja keegi Märt oli just mehaanika koolis õpetaja. Vaat, kus tulevad asjad välja. Me varsti peab recap, keegi ütles ka kommentaaris, tehke recap. Midagi. Külge käiti nii palumas, et palun, mul on verelõhk kõrge, et ütle, mina ei saa enam elada ja siis lubati mind ära tappa, kui ma kellegi inimese korterisse nagu Vladimiri panen. Ja see ei olnud nali. Ma saan aru, et ja see ei olnud nali. See ei olnud nali. Päriselt lubatigi ära tappa. Selles mõttes, ei, kui Kärt, kuula nüüd hoolega, et see on see hea, kui sa Vladimiri paned ikka, ma tapan see ära. Ma nagu tapan see ära, jah. Ei, ära muretse, nagu ma lihtsalt ole ettevaatlik. Ma tapan see fucking ära. Päris ka. Muidu on nagu chill. Ei, ma räägin, mul on ka see, mis kõik, ma ei tea. Sul tuleb lõbusam. Aga ta paneb hästi teravalt. Kui ta paneb teravalt, no õnneks mul tuleb see ka hästi välja, nii et pole probleemi, ma arvan, et me sobime hästi siis. Sa tõnnaks kõrval mul koputa, siis ma tõen appi. Tanel vist eriti nüüd rahul ei olnud. Ma lugesin ka Taneli näost, et Tanel rahul ei olnud. Ma arvan, et me oleme sõbralikult nagu lahku. Aga jah. Nii jäävadki. Dramaatiline. Sul tuleb ju kohe teine vend asemele. Reaalselt 5 minutiks vabutus, aga mees pole reaalselt jälle uksest välja astunud. Pole jõudnud sammugi teha. Vend juba vabadus. Väga hea. Ta oma kompsud. See on mingi, nope. I'm fucking leaving. I'm not fucking leaving. Tere tulemust. Pole ise ka teaditatud. No jah, selles mõttes, et ma ei tea, katsumas, et nagu tema moodeli Esimene, Kas sa need riidepuud võtsid kaasa? Ei. Kas sa natuke tuva tahaksid ümber polida, tõsta? Mul on nii harjumatu magada, kui keegi vaatab mulle näkku. Nii vastik tunnen. No mitte seda, et sa muidugi mind vaatad, kui ma magan. Ei pohku, ma lähen siis üldse toast magan koridoris. Kas sa tahad, ma lähen, teen selle WC ukse lahti ja olen selle vannis sees. Seal kägarase nutta. Vannis sees, viskan asjad sisse. Olen seal. Sa ei kuule mind, sa ei näe mind, sa ei nagu mitte midagi, vaata. Lase endale auto järgi pane tagasi Tallinna poole. Jää koju. Mul on selline mulje jäänud, et teile on siiski tunduvalt erinev. Olgugi, et neil mõlemal on mustad juuksed. Fucking loogika. Oota, korraks mõtleme selle peale. Mõtlen ka ma. Kõik blondid naised on ka tegelikult erinevad. Aga üks ainuke asi neil on tõesti üks. Nad on blondid küll, aga neil võib olla see on tõepoolest see nagu iga inimese nagu see iseloom on ikkagi erinev, vaata. Tundub, et ta ei ole ikka päris geenius. Ei nagu siukse lapse. Mees ta avastas Ameerika praegu. Ma võin 2 brüneti. Kõik naised on erinevad. Kuid juba ootab esimene üllatus. Keda süüdistab? Ma vaataks telekat ka. Kus see selle puldi, mingi ärib ära selle puldi, talle nagu ei meeldi, kui mul telekas mängib ja ma ei saa aru. Jõud, kui see telekas mängib, nii kui ma tagasi tulen, see on kinni pandud. Kogu aeg on telekas kinni. Eile õhtul ma panin umbes 3 korda teleka käima ja nii kui ma tagasi tulin, siis see enam ei tööta. Kuule, pult ongi kadunud. Kuule, hinga! See olen mina. Päriselt. Hinga! Mulle meeldib, kui telekas käib. Ükskõik, kas ma vaatan seda või mitte, siis ma tean, ma tunnen, et mingisugune sumin on peale selle. Aga hinga! See on mingi probleem, tegelikult see on mingi sügavam probleem vist. Aita mind! Helista Siirile, ema, mis telekas kogu aeg peab käima? Ma ei tea, mees. Marianna ikka pani niimoodi triggerist ära praegu. Ka puldi peit. Sa on talle ära peitnud selle vist. Kogu aeg topib telekad kinni, ma ei saa aru. Imelik või? Lausa mingi sahtlisse panna. Kus see on? Kuule, ma lähen juba närvi praegu. Sa juba ei ole või? Ma arvan, et see küsimus, kus pult on, ma arvan top 5 enim küsitud küsimus maailmas. Iga vend küsib päevas vähemalt korra, kus pult on. Ja kindlalt, persalve. Kuule vist, vaata kui pult kadunud on, siis kõik usaldus kaob ka ära, vaata. Siis see, et kuule vist, pult on, ei mul ei ole, vaata, ei, tõuse püsti. Ja alati on persalga. Alati on persalga, jah. Kus meil teleka puldist ei tea midagi, meil ei ole teleka pulti enam. Ei ole teleka.
täitsa ise praegu millest karu, ma küsin meie telekapulti, ma ei tõuki võtma. No see ei ole siin, ei ole. Ei, ma mõtlen, kas sa ei tea, kas seda kuskil panda? Mitte midagi. Sul tasub täiesti mitte. Ma lähen vaatan enda seda. Mine vaata, kas sul on kodud seal toas olemas. Saad sa aru, telekapult? Mis toimub? Mul ei ole mingi raadiot, mul ei ole telefoni, mul ei ole arvutit, mul ei ole telekat ka enam. Ma ei ütelnud raadiot. Ütles raadio. Raadio. Ütles raadio. Ta ütles fucking raadio esimesena. Vaat, kus ajad olid teised. Käisid ringi oma raadioga. Jah, see on antenn nuugama ja väike sätid seal kuradi megahertz. Telekat ei saa vaadata enam või? Ei saa. Oota, proovime monteerida midagi siis. See peab käima. Mis siin toimub? Mida me teemas? Oleks vaid mingi 7 geeniust, kes telekaga nagu suudaks käima saada, vaata. Ei, aga ei ole. Aga vist ei ole, nad... Mehi üldse ei huvita ka tegelikult. Reaalselt. Mis puldist te räägid? Naised sädistavad seal midagi. Mehed lihtsalt mängivad kaarte. Ja me olemegi nii primaarsed. See ongi nii. Mis siin pattu salata? Telekapuldid korjasime ära meie, et vähendada veelgi kõrvaltigureid. Saate tiim võttis telekapullid ära. Mida te oleks rohkem suhtlust oma vahel? Kohe mingi draama, vaata. Marianne läks korjima. Lauri, kus sa türa puldi panid? Telekapuldi võtad ära, et inimesed suhtleksid omal. Crazy times. Käes on järgmine hommik ning asjalood hakkavad muutuma tõsiseks. Tere hommikust kõigile. Te olete saanud piisavalt aega, et oma paarilisi ja konkurente tundma õppida. Loodan, et teate juba teineteise nõrku ja tugevaid külgi ning oskate neid enda huvides ära kasutada. Sest kui teie senine siin viibimine on kulgenud kui mängeldes, siis tõeline mäng algab alles täna. See tähendab seda, et juba homme õhtul peab üks paaridest pakkima oma asjad ja lahkuma. Võitja paar saab homseks immuunsuse. Meie tänase päeva teema on male ja teie tänane ülesanne on sama lihtne. Mängida malet. Oba! Mis sul male elu on? Tead, ma ütlen sulle seda, et mina ei oska malet mängida. Ei oska? Ma ei ole mitte kunagi malet mänginud, ma ei ole harjutanud ja keegi ei ole mind ka kunagi ja ka õpetanud. Ma käisin küll maleklubis kunagi. Nüüd on selle maleklubi maja asemel Jõgeval on Hesburger. Ehk siis enam Jõgeval malet ei mängita? Ei, küll ta ikka söövad hesse, jah. Ühesõnaga, siin on eeldused, et geenius peab oskama mängida malet siis. Ainult, et mängima hakkavad tütarlapsed. Kuid noormeeste ülesanne ei ole seejuures vähem tähtsam. Nemad saavad võimaluse teid õpetada, juhendada, treenida ja motiveerida. Vajalik õppematerjal on kõik siin. Minge oma tubadesse ja andke tuld. Mida nupud seal on kõik need nupud, vaata, mitte nagu kabe, vaid kõik need lipud ja kõik need. Male. Ma pole seda eludes mänginud, ma olen siis kuulnud. Minu kogused on? Maas. Sa loe läbi ja siis seleta mulle lihtsalt. Keiti paneb ikka no nonsense. Siis nii oli ka ei ole. Ei, no... Me ei peagi mingeid tähtsaid reegleid praegu vaata kõigepealt mingi kuiv mäng, vaata selles mõttes, et nagu mingi nipin läbi. Ei, mul mingisugused aimdus on loomulikult sellest, aga... Aga mehed ka ikka ei tea, ju. Ta on tugev, male, näitsik. Jibat. Ja kui käigu ees puudub malendi täis, on tegemist etturi käiguga. Mis asi see ettur on? Kohe me teeme selle ka selgeks. Margit ütles, et tema oskab väga hästi, et tema üldse ei karda. Pean selle endale saama või? Tema oskab väga hästi. Vaat see on ikka fake trash talk, siuke mõnus. Ma oskan sitaks hästi. Kui sa saad selle endale, siis oleks väga hea. Nii, kuidas ma selle endale saan? Sa oled mingi pool tundi, tund aega alguses olnud, aga lõpus on ka ju veel. Lõpus on juba need kõik näed. Males, ma arvan, on praegu teadmiste poolest kõige targem Vladimir. Sest tema oli nagu poistest esimene, kes hommikusöögilauas ütles, et ta nagu oskab. Ja Elerin tundub ka siuke püsiv ja niimoodi, et ta nagu, ma arvan, et... Male on, ma arvan, Elerini jaoks praegu kõige ideaalsem mäng, mida Vladimiriga mängida. 0 sõna. Ehk siis Vladimiriga hea kahekesi aega. Sa võid seda päev läbi mängida. Ongi aeg sealmaal, et pingelised tunnid alapealkirjaga raske treeningul on selja taga ja ees ootab episood, mil nimeks kerge lahingus. Tütarlapsed,
nagu te teate, peate te mängima malet. Loodan, et noormehed suutsid teid piisavalt motiveerida ja treenida ja et te ei jää hätta. Te kindlasti juba mõtlete, kelle vastu te hakkate mängima. Teie võimeid hakkab testima tütarlaps, kes on sama kaunis kui teie, Kadri Kõusaar. Proovime, mina teen seda kogu aeg. Teie võib-olla mitte nii tihti. Teeme klassikat praegu. Ma olen ka niimoodi Jõgeva linnapäevadel oli kunagi 6 lauda, mu vana klassivend oli male geenius. Kõikide vastu. Kõikidel tegi ära ka. Eks kõigile rahulikult kuradi 3 käiguga ära. Sina või? Ei no see nagu... Kõusaar või? Jah. Ilmselt küll, jah. Okei, seda nimetatakse vahingu võitmiseks ja mängu kaotuseks. Nüüd on mis Mott minu arust. Kohe või? Jah, sellepärast vaatan. Ei, hiljem. See on Mott. No tilted. Ei, nuta. Niimoodi ei saa nutta, kui sa saad Matti. Saad Šahmatti, noh. Aga ta oli esimene või? Jaa. Okei. Šahmatt on ikka hevi, noh. Ta lööb ju selle. Ta on ju tilted. See on see mingi... Sorry. Mis ma edasi vaata. Jah, see on Mott. Sina võitsid. Kõige rohkem virisesin ja terve päeva käisin ringi. Ta võitis. Nii, tänaseks on malega kõik. Lõpebki niimoodi, et sulle öeldakse Matt. Šahmatt. Oota, see tüdruk võitis või? Ütlen kõigi poolt suure tänu Kadri Kõusaarele. Ma usun, et pakkusid meie tütarlastele unustamatu kogemuse. No ja ma loodan ka, et see oli unustamatu ja et siis te rohkem harjutaksite ja ma ei tea, selles mõttes, et mulle meeldib näiteks mõelda. Ei, ehk siis tüdrukud. Tüdrukud, ma loodan, et te mängite malet. Et selles mõttes, noh, ma ei tea, kuidas teile, aga mulle meeldib mõelda. Tundub, et teile väga mitte nagu. Jätke meelde. Ei päästud ära! Mõelda on mõnus. Võitsid Terle ja Lauri. Palju õnne teile. Homseks peate ära otsustama, kes lähevad väljakukkumistuellile. Mingi pessi said mul juurde kokku ja pangu põlema ennast koos oma malega. Pangu põlema ennast koos oma malega. Marianna on kuskilt... No ta ei ole Tallinnast pärit, no. See on raudpolt nagu. Sõrmust lisanud. Pista põlema see laulu! Pista põlema see laulu! Kuule, Lõng, sinu asemel ma niimoodi ei möliseks. Marianna, ma pistan põlema see kuradi male, tere. Tere poisid, tere tüdrukud. Eile olite te tublid, kes usinemalt, kes kasinemalt. Aga kõik te õppisite malet ja lõpuks pidasid tütarlapsed malelaua taga ka vapraid kaitselahinguid. Kuid ühele paarile teie seast jääb tänane päev siin viimaseks. Kellele? Saame teada õhtul. Enne seda tuleb meil välja selgitada tänase ülesande võitja, kes saab endale immuunsuse ja õiguse valida see paar, kes saadetakse õhtusele väljalangemistuellile. Täna on meestepäev, kuid sooritada tuleb ülesanne teil muidugi paaridena, nagu ikka, sest ainult üheskoos suudate te sellest mängust väljuda võitjana. Kes meist ei armastaks tantsida? Okei. Teil tüdrukud avaneb. Selge. See nüüd see klipp, mis me nägime Vladikust, Voovast. Harjutab tantsimist, sest nad peavad hakkama tantsima. Võimalus treenida oma noormeestest õhtuks tõelised tantsulõvid. Teil tuleb ette valmistada tantsunumber, mille te esitate koos. Crazy style on ju, nägid tüdrukud kõigile, crazy style. Ega mul low-key meeldib. Nostalgia litter, noh. Makid ootavad teid toas. Siin on teie abivahendid. Soovin teile jõudu ja rõõmsat tantsujalga. Eveli Vensli andis Tannu plaadile. Täiesti võimalik, jah. Täiesti võimalik. Ma arvan, et Tannu vaatas telekas, et sa raisk. Eveli, siuke on olemas. Helistasid kohe. Tere Eveli, Tanel siit. See on päris OP-d ega. Tanel siit. Omal ajal. Tahaks kohtingule minna. Vovki nigistab ju. Sa oled käinud mingis aeroobikus, eks ju, kõik tüdrukud on käinud aeroobikust. Hakkame sellest lihtsast aeroobika jamast pihta ja siis vaatame, kust midagi huvitavaks teha. Vaata, ikka mõtleb nagu geenius. Et lihtsalt loogiliselt nagu lahendused. Sa oled naine, sa oled nagunii aeroobikas käinud. Alusta sellest mõttetust jamast.
ja siis me jõuame mingi tantsusammuni, vaata. Saad aru? Geenius, mees on geenius. Või kus mingisugust tsirkust jõuda panna asjale? Ussu. kõige leigemat huvi Lauri vaatab ega. Kits kinos reaalselt. Kuid seda innukamalt on asja kallal asunud üksi jäetud Vladimir ise. Kuule, see, bro, kui keegi nüüd fucking naerab selle üle, see mees tantsib paremini kui Robin Valting. See mees tantsis... 100%. See mees tantsis paremini praegu kui Mr. Valting. Aga kas sa nägid, mees avanes läbi tantsu lõpuks? Ta oli täiesti kinni enne. See mees on 100% klubis käinud. Ei olegi vaja sõnu. On vaja lihtsalt natuke puusad lahti. Aga kuidas see nüüd koreograafiaks teha, minu küsimus? Seda ma ei tea. Visuaalselt ka kena. Küll Vladik on nii tark, et ta mõtleb välja midagi. Vaadates Elerini innustusest ilma jäänud Vladimirit sellegipoolest vapralt ponnistamas, võime vististi väita. Ka üks on tantsuplatsil. Kuule, see mees oskab tantsida. It's insane, bro! Tahaks selle järgi teha, kas see on liiga kiire. Mina võib-olla suudaks teha, kas ma suudaks. Liiga kiire. No, näite ütled ei järgi. Ei, ma ei ole veel mõelnud midagi. Ma natuke paar sammu. Need on trash-talkad 11. Tegelikult peaks nagu paar enam vaata. Ja Vladikul on ammu valmis teises toas. Juba Korea valmis. Vladikul on kõik välja mõeldud. Talle. Kuule, see on ju. Bra. Oh my fucking god. No way. Bro, see mees on 100% kuskil mingi tantsu asjas käinud. Ta oli nii soone peal ka praegu. See oli vaata, panid tähele, ta huvitanud ka, et see kaamera ta sees on. Pani oma rada edasi, vaata. Tegi sükest liigutust, mida tantsukoolis kutsutakse rasedaks naiseks. Tegi niimoodi. 360 tegi päris mitu. Ta teadis väga hästi, mis ta teeb. Vladik on meie juba challenge'i võita, ma ennustan ette ära. No chance. Tema koju üle. Selgelt mitte. 10 minutiga õpestatud. Vahepeal ei mäng Vladiku editad. See on väga raske. See on nagu tants, vaata, see on nagu vaske, see on nagu... Niisiis, head mängijad, on aeg alustada meie järgmise võistlusega. Seekord tuli tütarlastel panna oma noormehed tantsima ning valmistada ette ühine tantsunumber. Seda, kuidas te hakkama saite, hakkab hindama meie 3-liikmeline žürii. Karmen Ong, Tallinna Ülikooli koreograafia osakonnast. Katrin Väli, eks-aeroobika kuninganna. Triin Sommer ehk Trinity, showtantsu treener ja ansambli Kaatri eks-laulja. Kallid paarid. Ideaalne, et on need prillid ette. Ja null nagu seda emotsiooni vaata. Mina teeksin samamoodi, et ma vaadataksin kogu aeg, kui mul prillid ees, keegi näeb mu silmi, mida mu kaaslane teeb, et ma hakkaksin täpselt samasugust liigutust kohe tegema vaata. Isegi kui ma olen 2 sekki maas. Ja see näeb nagu cool välja vaata. Jaa, mul vaatuke nagu äkki. Lauri, ma võivad hästi. Tõrjule, vaata tõrjule. Teeme kohe oma hindamise ka, 10 punktist skaalal palju. See oli väga, ma mõtleks 90. Nii palju. Sa pole teisi need, ma paneks mingi 6,5-7. 6? Ei, 6,5-7. Ma lihtsalt ootan, kui Vladik... Lauri on täpselt siuke vend, et sa ei eelda mitte kunagi, et ta isegi nagu fucking tantsiks. Okei, 7 siis, aga ma ootan Vladiku 10 juba, no. Saad aru? Sa säästad selle... Ja seal on veel paar. Best for the last. Jaa, ma arvan, et 7 on päris hea. Ma 9, mulle meeldis. Igasugune kontakt omavahel täiesti puudus. Minu arust ei olnud väga särav paar.
Kui sa peaks siukest asja tegema, sa oleks täiesti cooked nagu. Lõpeta ära. Sa oleks nii cooked. Tunni ajaga ma õpiksin tantsu selgeks. Rahulikult, mul on hea partner. Väga rahulikult. Väga rahulikult, eks. Me viimati tantsime ju Ladina-Ameerikas tangot. No kas sa said seal hakkama või? See on üldse teine. Sul oli täiesti tund aega. Sul oli professionaalne tango tants. Esiteks see naine sa hui said hakkama. See naine näppis mind. Ma ei saanud keskenduda. Ma suren ära. Põhimõtteliselt meid ahistati, jah. Tantsi tangot näpp perses. Mine ära! Mida näed, ma on küll, noh. Küll. Ma ei viitsi. Oh my god. Täitsa lõpp. Aitab küll äkki või? Pange muist kinni. Lõigake koha peal läbi tere. Hoidu kohe enne muhtad ära. Ei, see oli 50. Ei, 7,5. Sa paned sellele fucking Lauri breikis. Mees, see oli see vähikõnd, mitte kurat breikimine. See breikis. See on 50. Lauri tegi mängis seda. Need olid ühe koha peal. Lauri mängis vähijalgpalli. See oli see, millega sina oleks hakkama saanud. Ühe koha peal tatsad ringi, ette tagasi vasakule. No mingi kuradi niimoodi, jaa, no see ongi täpselt. Sinu järgi on, ma arvan, hea hinnad, et sa oled see, et kas sina saaksid sellega hakkama, siis on nagu 7,5. See on 5. Kas see poiss on käinud meeste aeroobikas või kui pole käinud, siis ta võiks vähemalt tulla. Enda on ufo lambi. Ongi ufo, jah. Kärt oli sealt area, mis oli, 51 või? On area 42 tegelikult. Ei olnud, jah? Ei olnud. Tead, mis mõtleks, et Korea osa oli või? Tule teeme korra seda. Noh? Tule. Teeme seda. Oota. Ja siis kuni see... Oota, kuni selle maani. Oota, see käib niimoodi. Ja siis tantsu osa oli see, ma keerasin ümber. Keerasin ümber. Ja oleksin ala minna. Räägimist! See on tehtud! Mulle meeldib, neil on sama stiil, vaata. Tuurega on peal. See vootus panem. See vend on ka tantsid varem. Tal on bounce'i. Päris ei saanud, jah? Oi. Kalli! Kalli! Kalli, teeme kalli! 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 Seitse? 5. Okei, parem kui eelmine 6. Come on, man. 6. Kerged sammud ja jääd kohe vaatama, on ju. Jääd vaatama kohe. Kohe jääd vaatama. Wow! See oli juba kõva või? Vaata, Margit oli pahane, nägid või? Ta nägid, kurat keerutavad asjad, et oi, Margiti võit läheb praegu. No keda ajaks võit nagu nii. Vladik on ees, tuletan meelde. Vladik on ees. Magustoit. Kirst tordi. Vladik. Vladiku magustoit tuleb. Tilted.
Vladik. Ohoh, natuke dramaatilisest ka ikka. Avad! Milline lõpp? Miks Margit tiltis on? Ma ei saa aru, mida hitta? Kuule, kui sul sooritus ei ole nii hea ja teist oma nii palju parem, siis pead ka tulema. No see, ütleme, oli 7. Mina ütleks 9. Ei olnud see 9. See oli 9. See oli 7,8. Okei, see oli 9. Lepime kokku. 8,5. Ja õhtul nael, Vladik tuleb kohe. No vittus. Kõik vaatavad üksteist otsa. Vladi praegu mõtles, tegelikult näete, mis ma varukust. Ma tõmban varukust siuksed movid välja. Aga veidi siga põhi, kurat. Tae, laske see kõlar nüüd. Pange magama see kõlar. Kus see volüüm nupp on? Ma tea, keeras õigele poole. Margi, nüüd. See oli trash, no. Ma olen nõus, see oli 5,5. 5. 6. Türa, nüüd ma hakkasin mõtlema Keiti peale, et 20 aastat hiljem, see on täpselt see, kui me praegu sinna vaatame, et see on see, et kas sa tahaksid seda oma lapsele näidata, mida sa kunagi nooruses tegid. Türa, sa vaatad Rannamäes, sa näitad 20... sa vaatad 20 aastat hiljem, sa on mingi, poja, ma käisin siin, vaata. Meid viidi saunakluppi. Ja siis väike Krista oli kohal, vaata. Ma loodan, nagu see on nii hea vaibiga nagu saade või nagu mulle nii väga meeldib. Ja ongi, vaata, saadki vaadata seda oma lapsega. Rannamäes ei vaata lapsega. Mina ütlen, et see oli 3. See oli tõesti, see oli jah, 3 või 4, jah, 3,5 jah. See poiss on natuke vähe õppinud vist. Kusjuures, kui te seda vaatate, siis pange like videole, sest nagu ma aru saan, see, mida me vaatame, on ikkagi rariteet. Tolle aja arhiive on isegi kõik need kanalid ise ära kustutanud, neid ei saa mitte kuskilt kätte. Nii et pange like, me toome eksklusiivid teile siia YouTube'i. Vladiku kord! Palun ole hea, palun. Vladik Voova! Aga Vladiku pilvust võib näha, ta on harjutanud. Ta on terav. Täna on ta terav. Ja vaata, isegi nagu tema see õhkab seda ikkagi nagu seda aurat. Nagu tänapäeval öeldakse, tema see õhkab. Davai, Vladik, show him! Täpselt sama see, kui Susan Boyle tuli kunagi laulma, kõik naersid. Ja, oli. Tegi suu lahti või nagu. Täpselt. Ja praegu... Vladik on meie Susan Boyle. Vladik on meie Susan Boyle. Reast paneb parem pani kui Elerin. Crazy you! Uus liigub! Nõksub! Tee järgi või maksa kinni!
tehke järgi või makske kinni. Tehke järgi või makske kinni. Vladik ei tahtnud isegi lavalt ära minna. Te otsite alati mingisuguseid uusi TikToki tantsutrende. Bot sulle. Tehke palun järgi, tagige meid ära. Pange Vladik captionisse ja tehke tantsu koreograafiat teile. Ei no anname selle 10 ära või seal ikka. Vladik tantsis 100 korda paremini kui Elerin. Vladik puus liikus, nägid isegi põlved ja valutab, nägid otsa alla. Kõik oli kuradi emotsioonid, näoilmed, kõik oli paigas. Eesti Susan Boyle. Eesti Susan Boyle täiesti. Ta teadis, ta nägi seal, kõik naersid juba. Vladik pani käed niimoodi, nagu Superman. Tinasõdur. Ja siuke väike Vladik. Siuke väike Irve tuli näkuna see. Ma näitan teed. Ja siis läks naerge. Me hindame poisi oskusi ja poisi tegemisi, siis see viimane paar oli kõige silmapaistvam. Vladik! Et seal poiss tõesti tegi ise rohkem kui tüdruk talle ette oli võib-olla näidanud. Mina arvan samamoodi. Jaa, Vladiku võit! 2-1 juba. Võiks väga tugevaks konkurendiks pidada muidugi neile Adeliinat ja Hannast. Aga siiski meelde ja kõige enam muljet avaldas ikkagi viimane paar. Kirst tordil, Vladik tordil. Uus väljend, Vladik tordil. Midagi on väga hästi. See on Vladik tordil. Ei no, see on tõesti hea ka, midagi ole teha. Ei ole midagi öelda ka, jah. Ja vot just see ongi see, et kui mul oleks antud ülesanne, et lühikese aja jooksul oleks vaja teha tants, siis naela pea pihta. Ja tantsuvõistluse võitsid Vladimir ja Elerin. Palju õnne! Vladik! Vaata kui õnnelik ta on! Mis toimub? What the fuck is this, bro? Ühtlasi olete te võitnud Miks Elerin ei olnud õnnelik? Esimeseks väljakukkumiseks ning saate valida selle paari, kes läheb duellile. Ma teadsin, et me võidame. Sellepärast, et nagu teised tantsud, mis oli seal, ma ise aitasin. Keegi ei aidanud Vladikut, need olid Vladiku enda sammud. Vladikut ei aidanud mitte. Voova tegi ise kõik oma sammud, nägid, ta ei mõeld, kui kaamerad oli üksi filmis, ta ei mõeld neid samme niisama nagu kellegi Adeliina järgi välja. Vladik teadis täpselt, mis ma teen. Vladik teadis ka täpselt, mida võiduks vaja on. Ja muidugi. Väga õige vend. Väga õige vend. Ta õpetas Elerini ka. Kuidas ma ei saa kedagi ära saata ju. No, aga mina peab ühe valima ja... See on täiesti nõme. Vali mind. Ma ei vali sind hullad peast või? Ma vali mind. Võiks mõelda, davai, ma valin sind. Võta. Okei, ära rääkis. Tere kõigile mängijatele. Nagu te juba teate, võitsid meie esimesed 2 ülesannet Terje ja Lauri ning Vladimir ja Elerin. Nad said kumbki õiguse nimetada ühe paari, keda ootab ees memoduell, et selgitada esimene väljakukkuja. Meie otsustasime valida paari Marianna ja Tanel. Duelli lähevad. Vladimir ja Elerin, kelle teie valisite? Meie valisime Kärdi ja Meelise. Vladikul on nii pohhoina. Vaadake seda venna. Noor Jeesus, Raadio 4 särk seljas ja mitte ühtegi muret ka selles hinges nagu. Mitte ühtegi muret. Minu lemmikvend. Yeah. Kärt ja Meelis ning Tanel ja Marianna, palun minge oma tubadesse asju pakkima ning teistele head päeva jätku. Kärt ja Meelis juba lähevad. No nii. Kärt ja Meelis, Tanel ja Marianna, tere tulemast meie esimesele memoduellile. Kohe selgitan, kuidas see toimub. Igaüks teist vastab 3 küsimusele. Võidab paar, kes 2 peale kokku. No mul pole kordagi igav olnud. Mitte ühtegi korda. Me oleme 39 minutit vaadanud seda, mul pole kordagi igav olnud. Esimesena lähevad vastastikku tütarlapsed. Tütarlaste küsimused puudutavad malet. Seejärel on noormeeste kord. Ka teie küsimused puudutavad teie ülesannet, milleks oli tants ja popkultuur. Kui pärast seda on seis viigiline, järgneb kiire lõppmäng esimese vale vastuseni. Meelis ja Tanel, palun minge ooteruumi. Alustame oma duelliga. Kumb teist soovib? Crazy production. Ma valiksin number 3. Mitu korda tuli maailmameistriks 3-kordne Euroopa meister Paul Keres? 0, jah. 3. Kahjuks on see vale vastus.
mitte ühtegi. Tead, mis case on? Paul Keres on maailma parim mängija, kes kunagi ei võitnud mitte midagi. Aga ühesõnaga, Paul Keres oli nii hea mängija, väidetavalt üks pidi maailma parim mängija olema, aga ta lihtsalt kunagi ei võitnud mitte midagi. Unlucky lihtsalt. Kärt, sinu kord. Võtan numbre 2. Tänapäeval toob ajalimiidi ületamine automaatselt kaasa kaotuse. Kuidas aga karistati maletajate aja ületamist siis, kui esimesed malekellad alles kasutusele võeti? Rahatrahv. Yes. Nii hea, Kärt! Ta luges sellest maleõpikust ilmselt seda. Tal oli maleõpik ka, vaata endal oli see. Täiesti, nad olid jah selle õpiku kallal. Hästi oppas küsimusega ka ilmselt tal. Kes oli see Eesti kultuuritegelane, kes tõi eesti keelde terminid male, kahima, vangerdama ja igavene tuli? No ma ei tea. That's fucking wild küsimus. Tule, kui Marianne praegu ära vastab selle ja me ei vasta selle ära, siis on nagu täiesti perses. Siin on räme küsimus. Kõige kirjanik. Liidia Koidula. Koidula äkki, jah. Greenstein. Õige vastus. Mine! Mida? Elite game küll. Aitäh, et seda videot vaatasite. Greenstein. Ei, ma arvan tugevalt ka. Greenstein. Kust? Samuti mõtles Greenstein välja, võitis kasutus eestikeelsest male termin, male lipp kuningast. Kust türa Marianne teab? Et Greenstein, kes suri türa 1916, nagu ta ei kahtelnudki 9 sekundikski. Ma ütlen sulle see male raamat, mida nad hommikul õppisid. Vaata, isegi süükse saatega me saame natuke targemaks. See on täiesti okei. Siin järgmisena number 4. Kui partii lõpuks on lauale jäänud ainult mõlemad kuningad ja kõik etturid, siis mitu musta ja valget malendit on laual kokku? Greenstein, ma arvan. Greenstein. Oota, mis see küsimus oli? Mees, ma vastasin Greenstein. Kui partii lõpuks on lauale jäänud ainult mõlemad kuningad ja kõik etturid, siis mitu musta ja valget malendit on laual kokku? Kokku, no 2 kuningat ja sul on siis... Greenstein. 18. No. Mul on 9, 18. 16. 8 on see vale vastus, 18. Millist maad peetakse male sünnimaaks? Greenstein. Kindlalt Greenstein. Ja türa, ta teab seda vastust ka. Issand, kui kerge. Mine tekki, ma nii... Mis see? Hiina vist. Hiina, okei. India. Oh, issand, kui kerge. India. Kust Marianne teab? Marianna. 7 keskaegsest rüütlivoorusest 6 on. Mine pekki, no juba on GG. Juba on GG. Ükskord on juba olnud. Küsimus algab selle väljendiga, et 7. sajandi keskajal juba nägemist. Greenstein! Rahvas ütleb! Come on, Simo! Greenstein on vale vastus. Simo, come on! 7 keskaegsest rüütlivoorusest 6 on ratsutamine, oda ja mõõga käsitsemine, vibu laskmine, ujumine, jahipidamine ja südamedaamile luuletuste kirjutamine. Nimeta 7. See ei proo, kui ta ei vasta. Siin võib isegi... See on trikiga või? Ei ole. Mis need... Mis see 7 on? Male? Kärt! Pane käima. Kärt, kurat! Kärt! Male, no. Kärt! Male. Ütles! Jaa! Ütles! Kärt! Mole, vaata see nägu, kui ta sai teada vastus õige. Mingi hui ka, tule, nii kui hea. Come on, Kärt, klats! Ei, see ei 2-2. Klats! Tähendab, te olete liigis. Marianna ka klatsis tegelikult. Nüüd on poiste kord. Türa, kui põnev! 2 geenist hakkavad popkultuuri küsimustele vastama. Meelis ja Tanel, nüüd on teie kord. Tanel, vali omale number. 3. Näitleja Jane Fonda tegi ühe oma kuulsamatest rollidest. Filmis Äraaetud hobused lastakse ju maha. Selles filmis võtab tema kehastatud Gloria osa ühest pikast ja kurnavast võistlusest. Mis võistlus see on? Tantsumaraton. Õige vastus. Täiesti lõpp. Nad ka ei teadnud. Rahusõnad esimene küsimus. Meelis on ka tark, ma arvan. Teie tantsužüriisse kuulus ka showtantsija Triin Sommer. Mis oli tema esineja nimi, kui ta laulis ansamblis Kaater? Nii lihtne küsimus. Yes. Tanel. 6. Oi, siin läheb nii pingeliseks. Huntingtoni korea on monogeense päritavusega närvisüsteemi haigus, mille kõige tunnuslikum sümptom on kontrolli kadumine oma kehaliigutuste üle.
mis on selle haiguse rahvapärane nimi? Just tea. See on nagu Twitch või? Või tikk või? Ja kuidas see popkultuuriga seotud on? Pakun, et tantsutõbi. Õige vastus. Täitsa mida mis asja? No teema on tants, vaata. Meelis. Number 2. Teie tantsuvõistluses žüriisse kuulusid Karmen Ong, Katrin Väli ja Triin Sommer. Kes neist on kandnud tiitlit Eesti aeroobika kuninganna? Katrin Väli. Õige vastus. Okei, klats. Lähebki viimase küsimuse peale. Sudden death! Oot, see on täpselt see feeling, kui praegu 5. vend läheb penaltit lööma. Ei ole. Ta vastab ka valesti viimase küsimuse. No see on nagu, esimene. 5. penalti esimene vend läheb lööma praegu. Seis on praegu viigis. Sel suvel toimus ühes Eesti linnas uhke nimega esimene Eesti meeste tantsupidu. Mis linnas? Teab raudselt. Rakvere. Meelis. Aeg ja sise kohal. GG-na. Teil on võimalus kogu mäng viiki saada. Nimeta kirjanik, kelle teos on Tants aurukatla ümber või ka režissöör, kes on lavastanud samanimelise filmi. No. Grenstein, või? Ta ei tea. Vilde. Kahjuks on see vale vastus. Õige vastus on kirjanik Mats Straat ja režissööriks oli Peeter Sim. Come on, bro! Mul on nii kahju tegelikult. Oh my god, see viimane pakkuja räige. Palju õnne, Tanel ja Marianna. Te olete esimesest tõelisest tulest oma kastonid välja toonud ja saate jätkata mängu. Meelis ja Kärt, kahju küll, aga te peate lahkuma kohe. Grenstein! Kärt on natuke minu sarnane, selles mõttes, et ta on siuke rahulik ja sõbralik ja siuke, et ma arvan, mul väga vedas temaga üldiselt. Väga kahju, et mul seda alt vedasin lõpuks on nii. Häisti perses küsimus oli ka, Mul on küll Kärdist nii Kärt olid nii tore. Tulijaid ja minejaid jätkub ka edaspidiseks ning seda juba Kauniter ja Geeniuse järgimises osas. Ma olen käinud maal küll, aga ma ei kujutanud ette, et nagu nii jube võib olla. Ei ole! Vladik! Oh my god, Vladik! Vladik! Sensuaalne vastas. Varsti läheb full bodyks. Vladik hakkab massut tegema. Massu või? See nägid, kus sättis. Ta on sättis normaalselt, tal oli rutiin. Teab, mida ta teeb. Vladik. Jah, Vladik. 100% teab. Üllatab teist korda. Teist korda üllatab. Vladik. Vladik, boy! Tänase episoodi staarid vaieldamatult Vladik ja teine mees muidugi Grenstein. Nüüd me teame kõik, kes oli ja mida tegi Grenstein. Kui sul ei ole veel ikkagi selge, siis Grenstein. Ja Marianna teab, kes on Grenstein. Ja sa ei teadnud ja meie ka ei teadnud. Hull episood, Kärdist on kahju, Vladik on tõeline Star, legend. Bombshell. Enter the villa and stayed there. Never left. Kõik on korras. Ühesõnaga, uskumatult hea saade. Ei ole mitte midagi öelda. 47 minutit, lihtsalt nagu niuhti. Seal ikka. Kui sa ei ole veel kandideerinud meie dating show'sse, pane ennast kirja, link on peos. Grenstein. Kui sul see video meeldis, pane like, pane subscribe, pane bell notification, et see järgmist videot maha ei magaks. Aga see nii. Olge tublid. Tšau, paka. Grenstein!